Selles videos vaatame, kuidas on võimalik arvutada aine molaarmassi. Molaarmassi arvutamiseks läheb vaja meil keemiliste elementide perioodiliisustabelit, et võtta see siis endale kõrvale või kasuta neid aatommasse, mis siit on näha. Molaarmass on suurus, mis näitab, kui palju kaalub grammides üks mool ainet. Molaarmassi tähistatakse suure M-i ja väikese R-iga seal indeksina. Ja selleks, et täpsustada, millise aine molaarmassiga on tegemist, siis kirjutatakse sinna sulgudesse selle aine valem. Antud juhul me vaatame näidet hõbenitraadi molaarmassi arvutamise kohta. Molaarmassi arvutatakse selliselt, et liidetakse omavahel aatommassid. Need on siis need komakohtadega arvud iga elemendi lahtris. Ja hakkame siis vaatama. Esimene element on meil hõbe ja hõbeda aatommass on 107,9, aga meile piisab sellest, kui me võtame täisarvu täpsusena. Ehk siis 108. Nüüd järgmiseks sa näed valemis, et on suur N ja suur O. Olen kohanud sellist viga õpilaste töödes, et nad võtavad siis järgmiseks elemendiks N ja väike O, mis on nobeelium. Kui on kaks suurt tähte, siis see tähendab seda, et on kaks erinevat elementi. Ehk siis ei ole mitte nobeelium, vaid lämmastik, mille aatommass on 14,0 ja ümardatult 14. Kuna molaarmassi arvutatakse niimoodi, et liidetakse aatommassid, siis on pluss. Järgmine element on hapnik. Tema aatommass on 16. Liidame 16, aga valemis me näeme, et hapniku järgi on indeks 3 ja sellisel juhul me korrutame aatommassi selle indeksiga ehk antud juhul siis 3. Ja nüüd, nii nagu matemaatikas ikka, rakendame kõiki reegleid tehete järjekorras, siis esimesena korrutamistehted ja siis liitmistehted. Saame vastuseks 170 grammi mooli kohta. Võtame veel ühe näite. Raud 3 sulfaat, aga see on nüüd keerulisema valemiga, sest aine valemi sees on ka sulud. Et kuidas sellisel juhul molaarmassi arvutada? Nii nagu ikka, me liidame aatommassid ja otsime üles, et raua aatommass on 55,85 ehk ümardatult 56 ja kuna seal valemis on indeks 2, siis saame 56 korda 2. Järgmise elemendina me näeme, et on väävel, aga väävel on nüüd sulgude sees. Ehk siis väävli aatommass ümardatult 32, liidame sulgudes selle. Ja lähme järgmise elemendi siis juurde. Hapniku aatommass on 16 ja kuna teda on 4 tükki, siis pluss 16 korda 4. Ja nüüd saavad sulud läbi, ehk siis paneme sulud kinni ja näeme, et sulgudest väljas on indeks 3. See tähendab seda, et me peame korrutama kogu seda sulgudes olevat avaldist 3. Ja jällegi kõigepealt teeme sulgude sees korrutamise, siis liitmise ja siis jällegi sulgudest väljas korrutamised ja liitmised. Saame vastuseks 104 grammi mooli kohta.